6. käik. Tere tulemast, uus rallihooaeg on algamas ja ka meie saade 6. käik on algamas. Ei ole eelmise aasta saatejuht Raul Ojassar siin ja ei ole ka teisel pool lauda eelmise aasta stampkülaline Karl Kruda. On uued mehed ja uued jutud ja hakkab sel aastal siis käima see saade natuke nii-öelda külakorda ja täna me siis teeme sissejuhatava saate. Mul on saatekülaliseks Eesti kõige suurem rallispetsialist Urmo Aava. Tere päevast! Ja mina olen siis Peep Pahv ja räägime eelseisvast rallihooajast, mis siis algab neljapäeval Monte Carlos ja kestab siis läbi aasta ja ütlen kohe ära ka, et tulevad ka tavapärased iga rallipäeva lõpu 6. käigu saated reedel, laupäeval, pühapäeval, siis on stuudios jälle teised mehed, spetsialistina Roland Poom ja saatejuhina Gunnar Leheste, nii et tasub igal juhul kuulata, et Roland Poom kindlasti oskab ka hästi huvitavalt rääkida asjadest, kuna ta ka ise sel aastal mõnel MM-rallil kaasa teeb ja eelmine aasta juuniorsalja sõitis, nii et tal on ka niisugused omad kogemused ja omad asjad. Mingid kauged hämarad kogemused on Urmo ka sinul ja kuigi sa praegu oled siin kohaliku Eesti Rally Estonia suurkorraldaja, siis ütle alustuseks ära, et kui suure põnevusega sina seda algavat MM-ralli hooaega ootad? Ei, kindlasti väga suure põnevusega, et kaardid on ringi mängitud ja kindlasti ta on esimese 3-4 ralliga näha enam-vähem, mis need jõujooned on. No tegelikult ongi sa ütlesid väga õieti, et kaardid on ringi mängitud ja algava hooaja eel on väga palju räägitud just sellest, et Ott Tänak liikus Toyotast Hyundai'sse, Sébastien Ogier Citroenist omakorda Toyotasse ja seal selliseid liikumisi oli veel ja küsimusi on palju õhus ja põhiküsimus ongi see, et kes suudab uue autoga kõige kiiremini võib-olla kohaneda. Aga sa oled ise tipptaseme rallit sõitnud, kui pagana keeruline see on selle uue autoga kohanemine võib-olla, et tegelikult niimoodi mõtled ju, et ralliautod on kõik ühesugused, et rooliratas pihus ja 4 ratast all ja pedaalid ja anna aga minna. No, väga palju on nagu see küsimus selles, et palju on võimalik enne seda hooaega testida. Ühtepidi need mehed, kes liikusid, nad olid eelmise aasta lõpus lepingutega kinni kuhugi maani. Okei, seal on võimalik nagu kokkuleppeliselt testida siis uues tiimis, aga kuna konkurents ju tiimide vahel on aastast aastasse, siis ega sealt, kus sa tuled, ega see tiim ei taha ka nagu liiga palju vastu tulla. Eks ta tuleb vastu, aga liiga palju ei taheta ju vastu tulla, sest see ju paneb teatava baasi paika järgmiseks aastaks ehk alles sellel hetkel, kui lepingus saad vabaks, siis saad nagu normaalselt testima hakata ja siis on küsimus, et mida ja palju sa üldse jõuad teha ja sealt ka nagu see kohanemise võimekus, et mingil hetkel kuulasin siin ka nagu Oti kommentaare, siis ta liiga palju selleks hetkeks ei olnud saanud testida, et see teeb natuke murelikuks. Kas mõne autoga võib olla kohanemine kergem kui teisega, et näiteks, ma ei tea, mõni auto nagu kohe mugavamalt ehitatud või kergemini kohandatavalt ehitatud? Päris huvitavalt küsid, et ilmselt küll, et mingid autod on kergemad kohaneda ja mingid autod on raskemad kohaneda, et pigem see oleneb nendest eelnevatest sõitjatest ja kogu sellest inseneritööst, et mida teravamat tippu on autoga taga aetud ja kui eelnevad Eesti sõitja või siis põhisõitjate nagu selline soov autot arendada on sellisesse nagu nissi, siis selliste autodega on üsna keeruline teistel sõitjatel kohaneda, aga kui see on selline nagu mingi mainstream arusaam, siis ilmselt on nagu lihtsam kohaneda. Aga millest see kohanemine üldse pihta hakkab? No kõigepealt on muidugi see, kui tuleb uus auto, ilmselt juht peab kõigepealt enda jaoks selle töökoha mugavaks seadistama. Ütleme, sa oled ka liikunud ju, kui sa sõitsid omal ajal WRC sarjas seal Fordiga, Citroeniga, eks ole, said uue auto, siis sa pidid kõigepealt hakkama seda enda istumist sättima. Ütleme, see on vist kõige esimene töö ja siis läbi auto tehniliste nüansside enda jaoks sobivaks tegemiseks. Jah, see nagu istme ja kogu selle ümbritseva paikapanemine ei ole nagu liiga keeruline, kuigi vahest olen kuulnud, et mingites tiimides on mingid asjad nagu ületamatud, seal ei saagi aru, et kas keegi jonnib kuskil, mul ei ole tulnud selliste asjadega kokku puutuda. Nagu reaalse testimisega, et ega kui mina WRC-ga sõitsin, siis ega väga palju tegelikult testida ei saanud kogu aasta peale,
peaaegu nagu täishooaega Citroeniga sõitsin, siis 700 kilomeetrit, et siin osad mehed sõidavad sellist kilometraaži enne nagu hooaega või ühte rallit, et noh, me ikkagi proovisime nende loetud kilomeetritega saada nagu üldpildile pihta. No, mis selle kohanemise juures, ütleme, kõige olulisem ongi siis see, et sa saaksid selle auto nagu enda selle tunnetuse järgi, et ma mäletan, kui Ott Tänak näiteks läks Fordist Toyotasse, siis ka, ütleme, kulus mingi pool hooaega, kui ta järsku pärast ühte rallit ütles, et nüüd me oleme saanud selle auto nagu enda niimoodi käituma, nagu me enam nagu tahame. Et see on väga peenhäälestuse teema ikkagi just. No see on väga peenhäälestuse teema sellepärast, et see on nagu nii palju elemente, mis loevad, et alustades amordi erinevatest nagu hüdraulilistest seadistustest, vedrudest, stabilisaatori igasugustest settingutest, vedrustuse geomeetriast, ülekannetest, mootori karakteristikutest, kaalujaotusest, et see on nagu mustmiljon väikest detaili ja mis on nagu huvitav, et seal ei ole sellist nagu mingit absoluutset tõde, et kui sa kõigega liigud mingis ühes suunas, et siis sa saad nagu alati parima tulemuse, et sa võid sinna väljale luua nagu erinevaid nagu selliseid valmis seadistusi ja siis nende vahel lõpuks nagu valida, et see on nagu üsna keeruline, et ei ole nagu lihtsasti mõistetav see, et kui sa mingeid asju teed, et siis sa saad alati nagu mingid kindlad tulemused. No tegelikult hooaja esimesed rallid on ju väga spetsiifilised, Monte Carlo väga eriline ralli, kus on vahelduvad tingimused ja kõik, Rootsi ralli, annaks jumal, et ta ikka toimuks, talveralli jälle väga spetsiifiline, siis minnakse mägedesse, et kas see kõik teeb ka selle autoga kohanemise keerulisemaks, et niisugused, kus ma ütlen nagu tavarallid ehk tavalised kruusarallid, mis moodustavad võib-olla valdava enamuse hooajast, et need ajast tulevad ju hiljem tegelikult. Ja Monte Carlo on tegelikult alati olnud nagu selline huvitav ralli, et ma julgeks öelda, et seal on nagu selle sõitja ja kaardilugeja roll ja kogu selle taustatiimi roll nagu hästi suur. Ehk nagu pildikult võiks öelda, et kui auto on enam-vähem okei ja need olud on seal keerulised ja vahelduvad, siis enam-vähem okei autoga saab väga hea tulemuse teha. Kui me läheme näiteks Soome rallile, mis on väga spetsiifiline, kus iga sekund loeb, siis Soome rallil enam-vähem okei autoga ei saa mitte midagi saavutada, et seal on nagu kogu aeg maksimumi peale. Et sellest on hea, et see Monte Carlo on esimene ralli ja seal just nagu eestlaste seisukohalt vaadates, et kuna on toimunud tiimivahetus, et kui see auto saadakse enam-vähem okeilt sobima, siis on loota juba tegelikult ka täitsa head tulemust. Ja samas on Monte Carlo selline ralli, kus on ikkagi võidutsenud ju ühed ja samad mehed päris tihti, kes on ikkagi seal nende tingimustega väga harjunud ja oskavad seal sõita. Jah, ja nad on võidutsenud seal erinevate autodega, küll üks mees siin, kes 9 korda maailmameistriks tuli, siis see võidutses ühe sama autoga, et see ma ei ütle seda, et kui sul on nagu tippauto ja sul on tippteadmised ja seal tippmees selle ralli jaoks, siis tulemus ongi nii, nagu me näinud oleme, et seal ei ole muutusi, ma räägin poodiumi kohale sõitmisest. Et see oleks nagu hooaja alguseks isegi päris hea, eks ole. Kui niimoodi õnnestuks poodiumi kohaga startida, nii nagu siin on nüüd õnnestunud. Ja ma arvan, et nagu oluline on kõigil ikkagi, ma ei saa kellelegi peale suruda, mida nad mõistma peavad või mitte, aga see, et Ott ja Martin kogu aeg peaksid võitma, see on ebanormaalne. Et me ikkagi peame hindama poodiumi kohti ja nagu häid tulemusi kõiki, et need ei ole iseenesest mõistetavad. No Monte Carlost, kui rääkides, Monte Carlo ralli üks spetsiifika on ju see, et sõidetakse oludes, kus nii-öelda ühel pool mäge on ühed ilmatingimused, teisel pool mäge on hoopis teised, et võib-olla kuiv asfalt ja võib-olla lumi ja jää samal kiiruskatsel, et seal on kõik need eessõitjad ja abilised on olulised, nagu sa ka ütlesid, eks ole, et kas just see, need vahelduvad olud on see, mis teeb Monte Carlo ralli nagu kõige erilisemaks või ka keerulisemaks? Jah, et see maastik, need mäed, need vahelduvad ilmastikuolud, mis on veel huvitav, et kes on nagu siis tõsisemalt jälginud. Kui need katsed on pandud siis 2 või 3 kaupa nagu gruppi,
siis seal on tegelikult huvitav jälgida nagu kogu nagu grupist strateegiat, et mitte ainult see, mis sina rääkisid, ühel pool mäge, teisel pool mäge, varjus, mitte varjus, siis ka, et kui sa lähed strateegiaga näiteks, paned strateegia niimoodi paika, et nagu siis keskmine katse on kõige keerulisem, kõige lumisem ja ehitad selle peale ülesse, kaotad võib-olla suhteliselt palju aega esimesel, võidad väga-väga palju aega teisel ja kaotad veel natukene kolmandal, siis nagu lõpptulemusena see kolmesest katse nagu siis nagu ühendusesse tuled nagu kõige kiiremini välja, et nagu seda on hästi kihvt ka nagu kas siis televisiooni või siis lihtsalt aegade või splittide vahendusel jälgida. Et see ei ole lihtsalt nii, et nagu võib arvata, et rallimees paneb pedaali põhja ja silmad ruutus kihutab, et siin on nagu mõttemängu ja taktikalist keerutamist on väga palju. Väga-väga palju, et mulle endal on kogemus siis esiveolises autoga seda rallit sõita, et WRC-ga ei ole õnnestunud, aga mingisuguse tunnetuse saab seal kätte, et ikkagi nagu ühtepidi seal, kus sul on eelised, seal sa pead ka nagu terve mõistuse säilitama ja mitte hulluks minema, ja teistpidi seal, kus sa tead, et sa oled nagu halvas seisus, siis sa pead ikka nagu kõvasti kannatama, et sa näed küll, et sa liigud aeglaselt ja võib-olla kaotad kohati seal 5-10 sekundit kilomeetrile, mis ralli mõistes on nagu täielik kalender, on ju, sa pead seal ära kannatama selleks, et järgmises kohas võtta veel rohkem aega tagasi. No see on nüüd Monte Carlo, tegelikult me tänase saate kandev idee on rääkida laiemalt tervest hooajast ja rääkida ka Ott Tänaku võimalustest, et mis sa nagu arvad, no ega me keegi pole olnud, isegi sina, Urmo, pole olnud ju autoralli maailmameister, ei tea, mida see tunne tähendab, aga võib-olla sa võid ikkagi endise tippsõitja natuke aimata, et kui palju see eelmise aasta lõpp koos kogu selle triangliga, mis käib maailmameistriks tuleku juurde, võib nüüd peegelduda selles uue hooaja alguses? Jaa, ei, sellest on sul faktidega kõik korras, et ei ole olnud maailmameister. Aga kuigi ma siiski tuletan siin meelde, et paar korda seda nii-öelda junior WRC maailmameistriks oleks pidanud tulema, et 2 korral oled sa mul isiklikult valmistanud pettumusel, on sinu pärast sõitnud kuskile rallile kohale, kus viimasel etapil pidid vormistama tiitli, aga võta näpust. No ju sul ja mul oli seda kogemust vaja siis, nii et palju õnne meile mõlemale teiseks tulemise ja sul nagu pettunud olemise eest. Aga nüüd nagu proovides võib-olla nagu rallifännina või endise rallisõitjana seda kirjeldada, siis ma arvan, et mingid paralleele me võime tuua siit ka siis nagu fännide poole pealt, et eelmine aasta ju kõik ikkagi elasid kaasa ja tahtsid, et see tiitel tuleb. Ja selline teatav nagu äng ja põnevus oli hinges, on ju, et kas ta siis tuleb, ei tule. Kogu aeg oli selline mõte, et kas nüüd minna täie peale või hoida, on ju. Ja ma arvan, et see on nüüd muutunud, et see tiitel on tuld, enam ei pea mõtlema selle peale, et kurja küll, kui ta nüüd ka ei tule, et millal ta siis veel tuleb, et ta on iseenesest, see tiitel on käes, ta on tuld ja ma arvan, et see annab Otile ja Martinile nagu oluliselt suurema vabaduse sõita nagu mõnusalt. Teistpidi ka on tase niimoodi ette pandud, et nii nagu me ennem siin rääkisime, et nagu Montes peaks kohe võitma, ei pea võitma, et poodium on väga hea, et nad on näidanud viimastel aastatel ennast nagu väga heade strateegidena, et ma arvan, nad liiguvad samamoodi edasi nagu 2019, aga on ära võetud see selline mingisugune äng või et nüüd peab tulema tiitel, et see on nii nagu seal autos, ma arvan, et on parem ja ka fännidel on parem. No tegelikult, ega seda muidugi näitab ka alles hooaega, aga need võimalused ongi ju kahepoolsed, eks ole, et kõigepealt kas see tiitel võtab nagu seda, kuidas ma ütlen, võidu nälga või võidu imu natuke maha ja võib-olla mõni ei hakkagi enam kiiresti sõitma, seda me ei tea, või teistpidi just see vabadus, millest sa praegu rääkisid, annab tegelikult kiirust hoopis juurde. Jah, me seda ei tea, aga vaadates nende meeste või meie meeste teekonda sinna, siis ei ole jätnud liiga mugavate meeste muljet, et nüüd on nagu võit käes, et laseme seal 3. koha piirimail, et ei hakka riski võtma, et pigem natuke aeglasemalt kui et liiga kiiresti, et ma seda ei usu, et ma arvan, et pigem minu arvamus on see, et sealt tekib vabadus. No tahaks loota muidugi, kõik rallifännid tahavad seda loota ja meie ka.
aga kui vaadata korra Ott Tänaku, ütleme eelmise aasta lõpu tegemiste juurde, võib-olla see kõik see, mis toimus tema selle uue lepingu ümber, ka nagu kinnitab natuke sinu juttu sellest, et ikka seda uut hooaega võetakse ikkagi nagu maksimaalselt ja minnakse maksimumtulemuse peale välja. Et mis sa arvad kogu sellest asjast? No siin Marko Märtin andis ju ka hooaja lõpus päris põhjaliku intervjuu Toyotaga toimunud läbirääkimiste telgitagustest ja asjadest, et no sa oled tegelikult ju ka kunagi ise osalenud oma läbirääkimistes, et mis pagana pärast see kõik nii keeruline seal autospordis on? Ma arvan, et nii nagu elus, nii autospordis, et ega juba keeruline on kellegi vahel toimunud läbirääkimisi või koostööd kommenteerida, et see on alati kaks poolt ja kui mingil hetkel need kaks poolt siis ühepoolselt või kahepoolselt mõistavad, et nad ei saa või ei suuda enam edasi minna, siis ma arvan, et isegi ei ole nagu, ei tahaks siin nagu spekuleerida, ma põhimõtteliselt ei tea mitte midagi, et mis ma ikka arvan. Ma mõtlesin, et see küsimust rohkem sellest vaatevinklist, et kui me räägime näiteks, võtame näiteks pallimängud, et seal, kui tuleb välja, et mingi mees läheb teise tiimi, ta läheb teise tiimi ja asi on korras, eks ole. Aga autospordis on tihti nii, et on, ütleme, täna on spekulatsioon ja siis on 3 kuud käib mingisugune hämamine, varjamine, siis tuleb välja, et leping oli juba tegelikult, ma ei tea, 2 kuud tagasi tehtud, aga seda ikka välja öelnud, et miks see autospordis just niimoodi on, see puudutab tihtipeale ka neid vormeli asju, autorallis ka väga tihti, ka su enda asjad mõnikord tulid ju, ütleme, hiljem välja, kui asjad tegelikult tehtud olid, et see on ikkagi nagu mingi autospordi spetsiifika, et kas see on natuke seotud mingi autotööstuse ma ei tea, kas siis mingite reklaamplaanide või mingite asjadega või mille taga need asjad seisavad tihti? Ma arvan, et sa nagu jõuad siit sujuvalt päris õigesse kohta, et esiteks on hooajad ju nagu siis kalendri mõttes üsna pikad, on ju, et me ikkagi aasta algusest kuni aasta lõpuni on see kalender jaotatud, sportlik kalender ja selle ümber on ehitatud kogu PR ja marketingi kalender, et kui see info tuleb liiga vara välja, siis see tegelikult, sa saad endale nagu paratamatult külge mingi teise margi, on ju. Siis see, kus sa töötad, sul on nagu keeruline seda teha, sind ei võeta enam tõsiselt. Et kui mina istuks autotootja poole peal, siis ma kindlasti tahaks ka seda, et see tuleks võimalikult hilja välja, aga teistpidi ju sportlane, nii nagu me ennem siin just rääkisime, et tundub nagu selle lepingu läbirääkimiste pealt, et ikkagi 2020 ja 2021 võetakse väga tõsiselt, on ju. Siis seda infot nagu liiga vara nagu lekitada, siis oleks olnud kahjulik tegelikult kogu Toyota brändile, on ju. No, kui me räägime veel Ott Tänakust ja Martin Järveojast, siis tegelikult spordi üks, kuidas ma ütlen, edasiviiv jõud on see, et sportlased arenevad. Ka isegi küpses eas, mingis valdkonnas peab toimuma mingisugune areng, et kuidas sa nagu autorallis näed seda, et kas sellisel tasemel, kui Ott ja Martin on valitsevad maailmameistrid, nad on juba piisavalt ka kogemusi ja asju, et kuhu neil veel areneda on seal? On üldse mingi areng veel võimalik nende puhul? Küsin nii raske küsimus, ma ei oska sellele vastata. Kindlasti alati saab areneda. Aga utreerime siis, et oleks rallis nagu maksimaalselt arenenud sõitja ja kaardilugeja ja paneme sinna juurde siis nagu soovi teha teisele poole nagu metsiku soovi teha mingit megatulemust, et ta nagu igatpidi tehniliselt, vaimselt, füüsiliselt, psühholoogiliselt on nagu mega arenenud, aga sealt on kukkunud ära siis nagu soov teha vinget tulemust. Siis ma ütleks seda, et ikkagi nagu spordis see tahtmine on nagu kõige olulisem, et ei tasuks nagu liiga hullult sellist matemaatilist arengut taga ajada, et pigem vaadata ka seda, et see nagu soov ja tahtmine nagu väga kiiresti sõita, miks selle spordiala juurde on tuldud, et see säiliks. Aga nüüd vastates su küsimusel, ma arvan, et ikka saab alati areneda. Saab areneda inimesena, sportlasena, insenerina, sest et nagu tegelikult sõitja peab olema ka insener, ta peab aru saama, mismoodi see auto koos seisab, sellepärast ongi tegemist tehnikaspordiga ja kui tehnoloogia areneb, siis on võimalik koos selle tehnoloogiaga kas edasi areneda või jääda seisma ja siis sa ei suuda seda tehnoloogiat ära kasutada. Samamoodi on psühholoogiaga, kogu see psühholoogia ja selle jälgimine ja käitumist
kõik nagu see tehnoloogia samamoodi areneb, inimeste teadmised arenevad, kas sa lähed sellega kaasa, ei lähe kaasa, et vastus küsimusele on jaatav, saab küll areneda. Nojah, võib-olla aitab arengule kaasa siis see ka, et see tiimivahetus, eks ole, sa võtad uue keskkonna, uue auto, sa pead hakkama sellega nagu uuesti nagu töötama ja nii-öelda nagu siis selles uues tiimis nagu arenema, et sihukest, võtad mingid väiksemad eesmärgid, aga teisalt jälle autoralli on ju mõnes mõttes sihuke ka nagu omapärane spordiala, et kui mul on muul alal, sa pead treenima, et saada näiteks kiiremaks jookseks või parema vastupidavuse või täpsemaks viskajaks, siis autorallis ju treeningu kui selline osa ja läbi selle arenemine on ju tegelikult minimaalne. Sest treeningut kui sellist ju tegelikult ei toimugi sisuliselt. Vaidlen vastu. Nagu autoralli, mina julgeks öelda, nagu autoralli nagu paadunud fännina, lõppkokkuvõttes on üks raskemaid spordialasid maailmas, seletan ära ka miks. Ei, ma ei öelnud, et ta kerge on. Ja see treening toimub nagu nii paljudel erinevatel tasemetel, lihtsalt on ühe hästi lihtsa näite, mis on eluline. Kui sa mingil muul spordialal üldiselt teed vea, siis on küll spordialasid, kus kohe võib surmaga lõppeda ja seal on nagu küsimus selles, et surm saabub nagu minuti pärast, on ju. Surm saabub momentaalselt, sa teed mingi vea, ehk seal on psühholoogiline areng, nagu füüsiline areng, kogu see nagu auto areng, nii nagu rääkisime, ja lõpuks nad on seotud läbi erinevate tegevuste ikkagi nagu treeninguks või ettevalmistuseks. Jah, ta ei ole traditsiooniline, nii nagu sa rääkisid traditsioonilistest spordialadest, et me teeme mingisugused toimingud ära, siis üldine mingisugune teadmine ütleb, et nüüd me saame kiiremaks jookseks või kaugemale hüppajaks. Siis ralli puhul on ikkagi see, et sa teed mingid toimingud ära ja siis kui sinna autosse istud ja sõidad sellisel rajal, mis ei ole ka kindel, ta ei ole ringrada, ta võib muutuda, eelmine auto tõmbab mingi kivi ja hakkas vihma sadama kuskil, on muutunud. Ehk tegelikult on ikkagi kunagi üks Itaalia rallikoolitaja on öelnud, et ralli on akrobatism ja seal viskad lihtsalt nagu mingid pallid õhku ja see, mida sa lõpuks püüad, sa ei tea, et kas need on pallid, kivid, kangid, et seal kogu aeg muutub ja nagu hea sõitja suudabki kõiki neid püüda. Ja ei, sellega ma olen absoluutselt nõus ja see oli väga hea seletus, ma lihtsalt nagu see treeningu ajal mõtlesin ka natuke seda, et ütleme ka seda, kuidas ma ütlen, nagu paremaid sõiduvõtteid või ütleme, sihukest asja ei ole, et täna nüüd kell 10 on trenn, eks ole, mehed istuvad autosse, siis hakkavad seal mingit spetsiifilist kurvi läbimist nagu õppima, et ütleme, rallisõidus käivad asjad nagu teistmoodi, et see sõit kui selline, sõidu õppimine kui selline, seda nagu igapäevaselt ju tegelikult ja lihvimine, seda igapäevaselt ei toimu lihtsalt. Jah, ma arvan, et siin peaks nagu Otiga rääkima, et aga kes on tähelepanelikumad nagu vaatajad ja oskavad vaadata sõidujooni, siis ma ütleks, et nii palju, kui ma olen nüüd vaadanud nagu Monte eelseid videosid, siis Ott sõidab täiesti teistmoodi, ehk tegelikult on ikkagi kuskil segmendis toimub mingi teatav treening, teatav analüüs, nii dataanalüüs kui videoanalüüs, sõidab väga lühikest joont kogu aeg ja pidurdab väga hilja, sõidab väga lühikest joont ja ei lase autot peaaegu üldse libisema. Et nüüd vaatasin ka Toyotaga siis Ogieri sõitu, siis ikkagi võrreldes Otiga kipuvad just nagu aeglastes sektsioonides väljumised minema laiaks, mida Ott suudab väga hästi ära hoida. Et ma ei taha olla kogu aeg su vastu siin, kuigi juba tundub nagu vaidlen vastu kogu aeg, aga ma ütlen, et tegelikult selline analüüsi treenimine käib lihtsalt, jah, ta ei ole traditsiooniline, et nüüd lähme treeningväljakule ja õpime selle tagasipöörde selgeks, seda ei ole võimalik õppida, sellepärast et maailmas on, ma ei tea, miljon erinevat tagasipööret, sa peadki aru saama, ma ei tea, mingi 6. meele nagu siis rajaga tutvumise ajal, et mismoodi sa mingisugused elemente sõidad. Ja see ongi selline nagu laiema pildi treenimine ja oma stiili lihvimine. No vastu vaidlemine täitsa okei ja vaidlusest teadupärast sünnib ka tõde tihtipeale. No sa oled harjunud ju vastu vaidlemisega. Ei, ma olen harjunud ja ma olen ise ka vastu vaidlema, aga sa rääkisid väga huvitavalt sellest sõidujoonest, mida sa oled nende videote pealt näinud, et no tegelikult ju see, kui vähe sa lased autot ka libisema ja sellest sõltub ju tihtipeale ikkagi see auto kiirus, eks ole, et sealt see võib eeldada, mida otsem sa suudad seda autot hoida, seda kiiremini sa liigud ju. Jah, et seal on nagu selline üldine loogika, et mida võimsamaks läheb see auto
ja mida parem on tal igatpidi veopidamine, siis nagu sirge peal pidurdades või kiirendades, siis seda kiiremini on vaja see auto saada kurvi energiast vabaks ja otse kiirendama ja tegelikult väga paljuski mingil hetkel tõi nagu sellise esmase nagu mõtteviisi Sebastian Loeb ja Marko Märtin, on ju. Ennem seda sõideti jube pikalt risti igatpidi lippade-lappade, on ju. Siis tuli mingi uus koolkond ja mulle tundub, et nüüd vähemalt kui ma neid videosid vaatan ja vaadates nagu Oti sõitu, siis seal on nagu üks samm veel edasi astutud. Eks me näeme nüüd nendest aegadest, aga ütleme niimoodi, et kahjuks rallis mõõdetakse aega nagu sekunditega, ma tegelen mingi visuaalse vaatlemisega, aga mulle tundub see stiil väga kiire. No kui natuke nüüd tulla nii-öelda allapoole ja rääkida Eesti rallist, siis sa võid mind parandada nüüd või vastu vaielda. Aga mulle tundub, et Eestis kunagi, see võis olla 90-ndatel, Ivar Raidem oli üks siuke mees, kelle auto minu arust kurrides mitte kunagi eriti libisenud ja võitis kõik kodused rallid ära. Jah, täiesti õigus, et siin ma isegi hakka vastu vaidlema, et alati oli nagu spetsialistide hulgas teada-tuntud nagu selline sõidumees, kellel oli strateegia paigas, sõitis väga targalt, sõitis väga sirgelt, et ei lastud külge ees lipadi-loppadi. No vot, nii et mul on ka vahest õigus. On. Sellele mul on ka hea meel. Aga kui nüüd vaadata, siis Tänaku konkurente, praegu ka Kihlveo portaalid annavad ju tegelikult hooaja suursoosikuks hoopis Sebastien Ogier ja nüüd ongi see küsimus, et kuidas ta Toyota kohaneb, et tal on tegelikult juba tippkarjääri jooksul ju neljas auto, et näiteks Volkswageni pealt Fordi peale üleminek läks tal ju väga hästi, tuli kohe maailmameistriks, Fordi Citroeni minek nii hea ei olnud, nüüd Citroenist Toyotasse, et mis sa nagu tema võimalustest arvad ja mida näiteks eelmine aasta Citroeni roolis, mis oli täielik, ütleme ikkagi nagu läbikukkumine, tema taset arvestades, kuidas see võib mõjutada ja millised võimalused temal nagu hindad olevat? Mulle tundub, et nagu kõrvalt vaadates ikkagi eelmine aasta tal oli selline kivist vee välja pigistamine seal Citroenis. Raske öelda, mis põhjustel, et see tegelikult see tiim ja auto on ju töödanud väga hästi, aga ilmselt on kuskil midagi muutunud või ikkagi oli nagu väga paljuski nagu raha taga, nagu räägiti, et ei saadud neid arendusi teha, aga näha oli, et ta oli raske, ta kannatas, aga teisest küljest siis, kui oli oluline punktikatsetel ralli lõpus näidata kiirust, siis ta ikkagi suutis ikkagi väga head kiirust näidata, et tal see potentsiaal ikkagi kiiresti sõita on endiselt säilinud. Ja ma arvan, et temale andis sellise väga kõva nagu motivatsioonilaksu nüüd ikkagi Toyotas näidata, et ta ei ole kuhugi kadunud, ta endiselt suudab sõita rallivõitude peale ja ei saa öelda, et Sebastian Ogier on must hobune, aga ta nagu natuke selle autokooslusega on, et me ei tea, mis sealt tuleb, et sealt võib tulla nagu väga kõva purakas. No kui heaks kohanejaks võib teda siis pidada, et see, kui ta läks Fordi, eks ole, seal ta sai väga hästi uue autoga hakkama, et ta minu teada vist väga siuke hirmkõva insener nagu ei ole, et siin on räägitud ka, et tegelikult seal ta sai ju, ütleme, Ott oli ju selle auto juba nagu ette valmistanud, sai nagu hea masina juba nagu paketina, eks ole, et aga nüüd Toyota, Citroeni läks siis seal Ott ees ei olnud, nüüd Toyotas saatab jälle siukse auto, mida Ott on nagu tegelikult, kuidas ma ütlen siis, nagu arendanud, et kas see võib talle ka nagu kuidagi abiks olla või? Jah, seal on nagu erinevad asjad, mida me peaksime jälgima, et ma ei julge küll väita, et tal ei ole nagu tehnilist taipu, tal ma ütleks niimoodi, et peab olema, muidu ta ei oleks nii edukas olnud. Et vaatame ikkagi tema selline karjäär algas Citroenis, kus ta sai Sebastian Loebi kõrval väga kõvad teadmised, nii tehnika arendamise pealt kui ka kogu nagu sõidu ülesehitamise ja strateegia ülesehitamise pealt. Sealt liikus edasi Volkswagenis, kus ta tegelikult oli vastikult domineeriv, pani oma tiimikaaslased väga raskesse olukorda. Ja see ei tule kindlasti ainult sellest, et sa oskad nagu ülikõvasti sõita, et seal see kooslus peab töötama, seda ta on näidanud. Ja sealt edasi on ta loogiliselt liikunud, ainukene koht, kus tal on olnud raskused, on nüüd tagasi tulles Citroeni juurde eelmisel aastal ja seal me tegelikult ei tea põhjuseid.
mis on nüüd nagu üks oluline märk, mida me peaksime vaatama, et kui ta tuli Fordi, kus oli, nii nagu sa ütlesid, et Ott oli nagu tööd ees ära teinud, siis tundub, et need kaks meest mõtlevad nagu sarnaselt, et seal tal oli lihtne kohaneda ja sai selle autoga nagu väga kiiresti nagu sina sõbraks. Et oleks imelik arvata, et nüüd nagu tehes sarnast asja Toyotas, et peaks kuidagi vastupidiselt minema. No kui oluline sa ise oled saanud ju ka karjääri jooksul, sa sõitsid Citroeniga seal ka ju osa rallisid ja said lööbiga olla nii-öelda nagu ühe tiimi ääre peal seal või mingil määral suhelda, et kui palju niisuguse, kuidas ma ütlen, ma ütleks nagu mentor, aga ütleme niisuguse tippmehe olemasolu tiimis aitab kaasa, kes on, ütleme, selle auto ikkagi nagu valmis ehitanud ja kui palju tema käest on võimalik seda infot üldse kätte saada või kui palju seda infot üldse jagatakse? No nii kui ma ütlesin, et tollel hetkel minu testimised olid hästi piiratud, jah, me olime ühes tiimis, tema oli A-tiimis, mina B-tiimis, sõitsime 1 aasta nagu vanema autoga, 1 aasta vanema nagu kogu siis vedrustuse spekki ja muude asjadega, et tihtipeale oli meil nagu sellised dilemmad, et me ei saanud neid seadistusi otse üle kanda ja siis me nagu proovisime kaudselt mingeid asju nagu katsetada, et see muutis hästi raskeks, et ei olnud nagu 1-1 võimalik üle võtta. Mul õnnestus paaril korral tal kõrval istuda, mis avas minu silmad ja teistpidi ka ma sain aru, miks ta on 9-kordne maailmameister, et julgeks öelda, et ikkagi tollel hetkel, kui oli tema tippajastu, siis tema maksimumkiirus oli nii kõrgel, nii kaugel, et ta natuke mängis nende teiste sõitjatega, et ta tuligi rallile ja alustas väga, väga kindla tempoga, mis oli teiste jaoks väga kiire tempo. Ja vaadates nüüd nagu tagasi, siis strateegia oli alati ühtemoodi, et reede sõideti läbi, laupäeva hommikul rünnati korralikult, võeti vahe sisse ja siis hoiti seda ralli lõpuni, et ega kogu aeg nagu üks sama mäng, aga mul oli sealt nagu ikkagi võimalik õppida ja nagu aru saada, mismoodi maailma absoluutne tipp sellel hetkel sõitis. No samasugust mängu mängis tegelikult oma tippaastatel Ogier samamoodi, et tegelikult ta ju tihtipeale võitis rallisid nii, et sõitis ja siis ühe katsega tegi järsku hops vahe sisse ja siis sõitis seda rahulikult edasi, et hetkel, kui oli vaja vajutada, siis ta vajutas ja ega ta muul ajal nagu ei pidanudki mingit imet tegema. Et see ongi nagu mingi erilise taseme näitaja vist. No erilise taseme sa oled nii kindel, et see sinu maksimumkiirus, kui seda vajad, ega täna vaatame nagu 2019 aasta teist poolt, ega nagu Oti taktika nagu ma ei näe, et seal mingisugust nagu erinevust on, et sa oled kindel, kõik asjad töötavad, sa tead, et sinu maksimum on oluliselt kõrgemal kui teistel, sõidad kindla peale ja siis, kui sa usud, et nüüd on see hetk, kui sa võiksid vahe sisse teha, siis sa teed selle vahe sisse. No sa ennist just ütlesid, et vaat nüüd Ott samamoodi kõik rallisid võidab ja ei peagi võitma, aga selle jutu järgi peaks ta kõik rallid rahulikult ära võitma. Iseenesest teoorias, ma arvan, paberil on see võimalik välja arvutada, et ta võiks võita, jah. Nii, aga kui korra rääkida veel nendest seadistuste ülevõtmisest, millest sa ka rääkisid, et said ise või saanud oma auto peale kõik üht-teist võtta, siis mul meenub nagu eelmisest hooajast, kui Jari-Mati Latvala ütles ühel rallil, et kui ta vaatas neid Oti seadistusi, et nende seadistustega tema ei olegi võimeline üldse kiiresti sõitma, et ega see, mis ühe mehe jaoks on nagu kiire ideaalne seadistus, teisele ei pruugi üldse sobida. Jaa, absoluutselt, et toon mingi teise näite, et kui me aastatel 2006 ja 2007 siis võitlesime need junior WRC tiitlite eest ja oli niisugune kiire rootsalane nagu PG Anderson, siis nagu mina ei olnud võimeline tema pehme paadiga sõitma, et ma mäletaks 2006 või 2007 pidin sõitma tema autoga Jaapanis, ma ei saanud isegi seda testida, istusin sisse ja rohkem vedrusid ja amorte ei olnud ka kaasas kui tema omad, siis ma ikkagi nagu vaevlesin terve ralli ja mina ei tea, kuidas ta sellega kiiresti sõitis, päriselt ka ei saa aru, aga sõitis kuidagi kiiresti. Et siin samamoodi, et ikkagi igaüks peab enda selle seade lõpuks leidma, mis hakkab tööle ja seal on veel nagu üks mure, et mingil hetkel, kui sa näed, et see sinu sõidustil ja seadistus võib-olla annab sulle maksimaalselt nagu 3., 4. koha, nii nagu 5. koha, nii nagu Jari-Matil oli, sul ongi tegelikult selle auto puhul on nagu väga tõsine otsus. Kas sa hakkad nüüd kõike
suhteliselt nagu nullist üles ehitama, et sa muudad ka oma sõidustiili ära ja proovid 2, 3, 4, 5 rallit, midagi uut. See on nagu väga raske otsus. Ja seal on nagu küsimus, et kas see õnnestub või ei õnnestu, et kas see lõpeb mingite avariidega lõpuks, et sa lõhud kogu asja üldse ära, või siis sa otsustadki, et sa sõidad sinna nagu poodiumi piirimaile. No, Ogier puhul rääkides on veel see küsimus ka, et ta on nii palju võitnud, et me ennist just rääkisime sellest võidunaljast, et äkki tal on ka see, ütleme, seda võidunälga enam ikkagi nii palju ei ole, et sõidab oma need aastad veel lõpuni ja võtab oma rahad välja ja kas ta võidab või ei võida, polegi ta jaoks nii tähtis või mis sa arvad? Ma oleks suga nõustunud, kui ta oleks lahkunud 2019 lõpus, ma oleks nõustunud suga. Nüüd minnes uue tiimiga nagu uuele hooajale vastu, siis ma arvan, et seal on soov ikkagi midagi näidata. Näidata seda, et jah, Citroeniga läks millegi pärast pahasti, aga tegelikult ikkagi ma olen tippmees ja ma olen suuteline jälle uuesti võitma. Et tahab tulla, lüüa rusika lauale ja öelda, et kuulge mehed, mina olen siin ikkagi see kõige kõvem mees. Mingi siuke tunne on, jah. No see on muidugi põnev ja siukest duelli ootame huviga, aga tegelikult on ju ka kolmas mees ka, kellest on palju räägitud ja kes iseendast nagu väga palju räägib, Terrine Vill, kes on siin mitmes intervjuus rääkinud, kuidas tal on ikkagi Oti ees Hyundai tiimis eelis, kuna tema on seal nagu kauem sõitnud ja olnud ja Hyundai tiimis pole keegi talle kunagi vastu saanud, et kuidas need selliseid jutte nagu hinnata, et kas see näitab natuke mehe enda ebakindlust, et proovib kuidagi nende juttudega sisendada seda, et tema on hoopis see kõige kõvem mees sel aastal või mis mulje sulle need jätnud? No tegelikult sellist taktikat ju proovis Jari-Mati Latvala Oti peal, kui ta tuli tiimi. Täpselt see ei viinud mitte kuhugi ju? Kahjuks ei viinud, et vaatame, kus ta nüüd viib siis. Aga ütleme, mingid sellised võib-olla ebakindluse ilmingud ikkagi on sellised pidev, kui sa nagu mitu korda seda rõhutad, eks ole? Ma ei tea, et nagu mina ei teeks selliseid avaldusi nagu hooaja alguses, et seal me ei tea, kuidas seal minema hakkab, et seal nagu nii palju võimalusi, et ma arvan, et ta teeb endale sedasi nagu karuteene, et kui ta esimesel 2-3 rallil ikkagi ei saa vastu, siis kuidagi see asi võib nagu tema jaoks natuke kokku kukkuda. Aga kui puht teoreetiliselt võtta, siis ju mingi eelis tal peaks ikkagi olema, sest et ta on ikkagi selles tiimis, süsteemis selle autoga nii kaua koos olnud. No ma ei julgegi sellele küsimusele sellest vastata, et lugedes Andrea Adamo siis nagu kommentaare, et kõik, kes vastavad, et Terril on Oti ees eelisid ja rallist mitte midagi, et aga sa vasta ikka, ega see Adamo ei ole nüüd ka mingi mees, kelle on absoluutne, ta on äge mees, mulle väga, väga meeldib, ta on selline pullkuju, eks ole, aga ütleme, me ei pea teda kartma ja kui vaja, siis vabandame sind välja. Ei, ma tegin lihtsalt nagu nalja, et minul ka temaga hästi positiivsed nagu kogemused ja muljed ja just nagu siis eelmise aasta suvel seal Helix Rally Estonial, et mees tuli ja säras terve nädala vahetus ja hästi kihvt oli temaga suhelda ja need tegelikult on erinevaid tiimipealikaga, aga me selliseid tiimipealikaga rallisse nagu vajame, kes niimoodi mitte nagu näitlejalikult ei sära, vaid ta ongi olemuselt selline inimene, on ju. Siis ma arvan ka see väide on natukene selline provokatiivne, et jälle keegi ei tea midagi ja tema teab, et pigem ikkagi ütlen see, et igasugune loogika ikkagi räägib nagu Terri kasuks, et ta tunneb seda autot, ta tunneb neid inimesi, tal on kogemus juba selle koha pealt, et missugused asjad ei tööta ja miks nad ei tööta, et ta ei hakka katsetama võib-olla selliseid asju, mis kindlalt ei tööta. Ott täna, isegi ma ütleks, et peab katsetama need läbi, sellepärast, et tal on, see ei anna talle midagi, et keegi teine räägib, et see ei töödanud, et ta peab ikkagi enda nagu mingi kogemuse saama. Ja võib-olla temal töötab ta, et sellest Terril on läbi nende aastate nii meeletu nagu kogemus. Et mina ütleks, et kindlalt on eelis. Aga kas näiteks Otil on mõtet Terri käest midagi küsida või nõu küsida just selle mingi varasemate kogemuste kohta selle autoga või ütleme sellisel tasemel, kui mõlemad on ikkagi mehed, kes tahavad tulla maailmameistriks, seal mingi infovahetus, ole see oma tiimimees või mitte, ei tule nagu kõne allagi või kui tuleb, siis pantakse meelega mingit segast. Vaata seal ma arvan, et Ott ja Martin täna nii palju juba targad mehed,
et kui nad tahavad midagi küsida, siis nad saavad just nagu inseneride poolelt küsida mingeid tehnilisi asju. Ja seal on ka olemas kommentaarid, on ju siis sõitjatelt, kes midagi testisid. Ja nüüd, ega nad saavadki siis enda tiimikaaslaseid jällegi teistpidi nagu ka testida, et kui neil on inseneridelt info olemas, selline taust, ja siis tuleb, vahet ei ole keelelt, sealt tuleb mingisugust täitsa nagu udujuttu. Siis on selge, et ei ole mõtet nagu üldse seda sisendit võtta, sest see on segav, on ju. Kui sealt tuleb adekvaatne info, mida ma ei välista, on ju, siis võib-olla nad saavad väga hästi hakkama seal, me ei tea seda. No kõikide nende aastate peale Triinu Vill on olnud nii palju kordi MM-sarjas teisel kohal, et on ta siis niisugune mees, kellele pole ikkagi võitu antud, et ei ole võitu tüüpe? Lahe küsimus. Ikka? Jah, ma isegi ei oska öelda, et teistpidi oleks nagu äge, kui ta saaks selle võidu, aga kui on ette nähtud, küllap ta siis saab, mina ei tea. Et no tundub, et ta mingi asi ikkagi on, et mingil hetkel ta võib sõita väga kiirelt ja võita rallisid, aga mingil hetkel, kui nüüd on nagu väga vaja, nagu, siis tal just nagu ei tule. Et kui sa vaatad tema seda karjääri erinevatel aastatel, siis see on kogu aeg nagu niimoodi läinud tegelikult. Jah, ta kuidagi on suutnud ennast nagu teiseks mõelda. Ja nagu, ma ei tea, tundub niimoodi, et nagu ta hakkab mingi hetk mingit strateegiat ja taktikat tegema üsna nagu varakult ja siis mõtlebki ennast teiseks. Aga teine koht pole ka paha, ikkagi hõbemedal ju. Ma arvan, et nagu meil on mingi ilgelt lahe siin nalja visata, aga ma arvan, et tal on räigelt kopp ees sellest. Ma arvan ka, et need hõbemedalid kuskil seina peal vist ei ripu niimoodi järjestel. Et lõpuks need hakkavad nagu närvidele käima. No 3 põhisoosikut on kergelt meil üle käidud. Võib-olla väga palju oodatakse uuel hooajal, mida suudab Kalle Rovanpera. No, mulle isiklikult tundub, et tema suhtes on ootused isegi nagu liiga üles pushitud, et ega see päris nii nüüd ei ole, et sa tuled WRC 2-st noore mehena istud WRC-sse ja hakkad seal kohe paugutama, et seda lootust või ootust ei peaks kultiveerima. Ma arvan küll, et mõistlik oleks olla natuke konservatiivsem. Ma arvan, et ta teeb mingitel rallidel väga head tulemused. Loodan, et ei lähe üle kangutama. Ikkagi ta on veel tegelikult päris noor ja sellise... No ta ikka laps alles ikka peaaegu. Laps ei ole, ikkagi nagu noor mees on ju. Ja kõik varasemad näited on ikkagi näidanud seda, et niimoodi noorena tulles, ega sa stabiilselt ikkagi ei hakka nendele maailma tippudele vastu, et sa võid mingitel rallidel teha oma nagu väga tulemuse ära, aga et sa nagu konstantselt kogu aeg tuled ja oled seal top 3, mina sellesse ei usu. Kelle tulemuse tegemist ma väga ootan, on siis Elfyn Evans. Tegelikult mees on pikalt küpsend sarnases ahjus nagu Ott. Ja äkki nüüd see asi on valmis. Et nüüd on jälle küsimus, kuidas ta kohaneb selle Fordiga, aga jällegi teades, et kui ta on seal Fordi taustalt tuld, nagu ma ütlesin, samas ahjus küpsend, siis jällegi need Oti seadistused seal Toyotas võivad ka sobida. Sa läksid ise hüppasid Evansi teema peal, ma tegelikult tahaks korraks seal Rovanpera juurde tagasi tulla, ma Evansist ja nendest tahtsin nagu nii rääkida pärast ka veel korra, aga just see Rovanpera küsimus, et kas sa näed kõrvalt, et milles tema see niisugune fenomen seisneb ja miks arvatakse, et just tema on lähiajal uus nii-öelda ralli valitseja ja maailmameister ja oodatakse talt mingit imet. No, ega ta nüüd seal WRC 2-s ju tegelikult ka nii peajagu ju ei olnud kõigist üle, et seal oli ka ju ikkagi vendi, kes suutsid tema tempos sõita ja ütleme nii noore mehe kohta ütled, et tema nüüd tuleb ja hakkab panema, et kas siin natuke ei ole niisugust, kuidas ma ütlen, niisugust pushimist või üle pushimist olnud? Tegelikult me ei tea seda, jube raske on vastata ja see tema areng on ka olnud ikkagi nagu selline sinusoid, mingil hetkel on ta olnud nagu ikkagi väga-väga kiire, väga üllatavalt kiire. Ma ütleks, et nüüd see 2019 aasta, olen suga nõus, ei olnud, tegi vigu, aga ma ütleks, et see WRC-sse minek on ikkagi loogiline jätk praegu. Ja ta peab seal natuke aega saama ja kindlasti sellel mehel nagu kõik asjad on olemas, et olla tulevikus see valitseja.
küsimus, kuidas ta selle järgmise sammu teeb. Ja no mis on veel, mida me peame nagu vaatama, on see, et ta on ikkagi hakanud lapsest peale sõitma ja mida me ennem arutasime, et kui see kirg kaob sealt tagant ära, et nagu kui see noor mees saab aru, et ta on nagu lapsest peale sõitnud, nüüd ta on nagu siis meheks või nooreks meheks saanud ja ainuke asi, mida ta teinud, on sõitnud. Ja kui ta tunneb, et äkki kuramus, ma ei tahagi nagu nii kiiresti ja niimoodi sõita ja veel 10 aastat riskida, on ju. Et see on minu jaoks nagu hästi suur selline riskikoht, et ta on alles isiksuseks nagu arenemaas. No siin tekib see küsimus ka, et praegu ta on harjunud ju noorest peale nii-öelda, et ta võidab, kõik ütlevad, et isegi kui ta ei võida, et ta on noor, tuleb, aga nüüd ta satub WRC sarjast hästi tippude vahele ja seal, kui hakkavad tulema mingid 5., 6., 7. kohad, eks ole, siis võib järsku mingisugune reaalsus kohale tulla, et see kõik nagu ei olegi niimoodi, et ma nüüd tulen ja võidan. Ja see võib omakorda seda motivatsiooni ja tahtmist ja arusaama kõvasti kõigutada. Absoluutselt, siin ma arvan, et sa oled jumalast õigel teel spordipsühholoogiliselt ja ma oleks väga üllatunud, kui ta sellesse faasi ei jõua ja ma arvan, et see murdepunkt ongi selles samas faasis, kui ta sealt tuleb välja ja saab sellest üle, siis ta saab suureks sõitjaks ja kui sealt ei suuda välja tulla, siis võidki sinna lõksu jääda. No nii, aga sa korra juba tegelikult Elfyn Evansist natuke rääkisid. Jah, ma arvan ka, et ta on üks sükke mehi, keda tasub jälgida, aga ta samas, ma ise olen mõelnud jälle Teemu Sunineni peale, kes tegelikult on ka võib-olla sarnaselt nüüd paar aastat küpsend ja Fordis ja nüüd ta on Fordis edasi ja ütleme, on selle masinaga ka nagu kokku kasvanud, et kas sa temas ei näe nagu mingit sükest potentsiaali, ütleme, hoopis ise esile kerkida või mis temal puudu jääb, kui sa ei näe seda? No, vaadates seda ikkagi, mis võimalused on rahaliselt M-spordil, siis need on ikkagi oluliselt piiratumad kui Hyundail ja Toyotal. Aga kohe see on ka vahel, aga M-spordiga Ožeer tuli maailmameistriks. Ja nüüd ma tahtsingi jõuda sinna nagu pointini, et selleks, et seda teha, mida on näidanud nagu ülikõvasid tulemusi, siis Ožeer ja Ott, siis ma arvan, et kui nende meestega rääkida, siis mingil hetkel ikkagi on nõudnud see nagu üliinimlikke pingutusi ja väga kõvad nagu kogemuse pagasit. Ma arvan, et see on keeruline. Kindlasti ta on kiirem kui 2019, aga suudab teha siis sellistel rallidel väga kõva tulemust, mis sobib väga konkreetselt Fordile. Ja muidu ikkagi on, ma arvan, ei ole nii kiire kui Elfyn, aga elame-näeme. No on mõtet ka, ma ei tea, Esa-Pekka Lappist rääkida või tema tundub, et see psüühika on ka selline, et ikka päris võidumees vist ei ole. Ja nii ja naa, et tegelikult minu arvates Citroenist tal eelmine aasta esimene pool siis hooajast läks tuksi, siis kuidagi Soomes sai niisuguse uue hingamise ja siis tegi väga mõistlikke, julgeks öelda, ikkagi väga mõistlikke tulemusi, et tundub, et tal on mott tagasi ja ma arvan, et ta sõidab selle Fordiga, võib sõita nagu päris kiiresti ja võib olla isegi nagu Suninenist kiirem. No nüüd me ütleme, et sellised põhisõit on läbi käidud, tegelikult on Hyundai tiimis veel 2 väga olulist mees, kes võivad üksikutel rallidel kõvasti vett segada, on siis Tanis Ordo ja Sebastian Loeb, kes sõidavad kumbki siis nii-öelda jagavad autot ja ei sõida täit hooaega, samas nendel rallidel, kus nad stardis on nad iga kord ju ohtlikud kõigile nendele, kes soovivad rallivõitu saada. Et mis sa sellest Loebi sellisest sõitmisest üldse arvad, et kas see on niisugune lihtsalt, kas ma ütlen, nagu mõnu pärast karjääri pikendamine või ütleme, ta on nagu mingid ju suuri eesmärke pole, kui sa tervet hooaega ei sõida, et mis selle niisuguse sõidu point nagu on? Ma arvan, et on ikka väga palju tiimile anda oma teadmisi. Tundub, et ta teeb seda nagu väga mõistlikult, et ta hulluks ei lähe. Et tema väga kiired sõidud on ikkagi nagu selja taga. Vanust on ka piisavalt ja kui me vaatame ka siis nagu liidetud kehakaalusid seal autos, siis on nagu päris keeruline seal mingites kohtades kiire olla, et aga nad ei ole ka midagi, mul tundub, eriti teinud, et ei oleks keeruline. Jaa, ma arvan, et nad väga ei mõtle selle peale. Et tunduvad ikkagi nagu tiimi jaoks töötajad ja
ja ikkagi naudivad ka, ma arvan. Ikkagi naudivad ja ma arvan, nad igati ära teeninud selle nautimise, et ma ei näe siin mingit probleemi. Ootan põnevusega neid rallisid, just neid asfaldirallisid, kus nendel on võimalus kõva tulemust teha, ega nad endiselt võivad üllatada. Ja Tanis Ordost rääkides, siis ma julgeks öelda, et see ei ole üldse pahaga öeldud, see on kompliment. Minu jaoks on ta maailma parim teine sõitja tiimis. Väga hästi aru, mida ta tegema peab ja kui ta tegelikult tahab, siis ta võib olla väga-väga kiire. Et minu jaoks väga-väga sümpaatne sportlane, väga hea sõitja. Kihvt tema nagu sooritusi jälgida ja vaadata ja kuidas ta seda rallit üles ehitab. Kui nüüd korraks astuda veel lõpetuseks siin samm madalamale ka ja rääkida teistest Eesti rallisõitjatest, siis on teada, et Roland Poom teeb need üksikud rallid, nüüd on siis WRC 3 nime all vist, eks ole, see R5 autoga ja tema võimaluste kohta, kui ta teeb üksikud rallid, mõtleb looja lõikes rääkida küll, aga tahtsin paari sõnaga rääkida juunior WRC-st, et Ken Torn nüüd 3. hooaeg selles sarjas üritab, et sa ise olid ka niisugune elupõline juunior WRC mees ja üritasid seal, et sa ilmselt nagu tunned Keniga väikest niisugust hingesugulust, et mis sa nagu arvad sellest, et oli see tema puhul nagu praegu veel nagu mõistlik käik minna 3. korda proovima seda? Kindlasti on, et kui me mõistaks hukka kuidagi üritamist, pigem me peame ju, ma ütleks niimoodi, et võiks kui üldse nagu hukka mõista üldse ei ole mõtet, aga võiks hukka mõista mitte üritamist, nii elus kui spordis on ja siis igal juhul need mõlemad sõitjad, kellest sa räägid, see on nagu vinge vaadata, nad ikkagi nagu üritavad nagu maailma minna ja jube kurb oleks see, et kui meil on ainult Ott ja Martin ja mitte kuskil mujal midagi ei toimu. Et kindlasti nendel mõlemal mehel on võimalused olemas tipu poole edasi liikuda. Nad peavad seda proovima ja katsetama. Ma väga loodan, et nad võtavad nagu siis proovivad koguda infot just nagu Oti Martini poole pealt, suhtlevad ka Markoga, mis tema arvab, et saada ka seda niisugust know-how abi ja mina arvan, et täiesti nagu õigel teel. No tead, veel Junior WRC sarjas saab ka Georg Linnamägi, keda nagu Eesti rallisõbrad võib-olla väga hästi ei tunnegi, et ta eelmine hooaeg sõitis siin ju ka seal Euroopas ühte esiveoliste sarja ja ütleme sealt kontekstis neid tulemusi üle tuua on võib-olla natuke keeruline, et ma ei tea, palju sina seda tausta tead või tema võimeid tead, et on seal midagi jälgida ka siis see aasta? Olen temaga kokku puutunud tema sportlaskarjääri alguses, et tegemist väga noore mehega ja ma arvan, et sõita mingeid muid sarju eelmisel aastal oli väga mõistlik, nüüd minna tõsisemalt edasi, siis temale kindlasti peab andma aega atra seada, et siin ei tasuks loota mingeid nagu väga suuri saavutusi, et pigem sõita mõistliku hooga rallid läbi ja koguda seda kogemust. Selles suhtes jah, tema roll on teine, kui me tuleme korras Ken Torni juurde tagasi, siis olgem ausad, kui Ken Torn tahab kuhugi jõuda, siis ta peab selle rallisarja Junior WRC sarja seasta võitma. Et temal on nagu selge, see pressur on peal nagu. Temal ei ole üldse mingit varianti, ma isegi ei tea, ta on kui vana, 26? No umbes jah, ma praegu vanust ei oska peast öelda, aga põhimõtteliselt kui ta tahab kuhugi jõuda, siis põhimõtteliselt peab. Seal ei ole varianti, nagu kihvt on tema nahas olla, et pead on ju, aga mis siin ikka nagu eietada, et peabki. Loodame, et ta ei valmista sellist pettumust, nagu sina mulle oled valmistanud 2 korda, nagu me ennist rääkisime. Aga lõpetus küsin veel seda, et sa siin korraldad ka seda suurt Rally Estoniat ja juttude järgi olete siin kõvad mehed, WRC kandidaatrallid ja nii edasi, aga Tšiili ralli jäi ära, et miks me Eestis ei näe siis seda WRC etappi, et ei peaks olema ju kohe nii-öelda varnast võtta nüüd? No ei taha kuidagi sulle ebaviisakalt vastata, aga kui sa nagu geograafiatunnis olid tähelepanelik ja mõtled nagu siis logistika peale, siis asendamine sinna ajaaknasse on üsna keeruline. Võib-olla oleks saanud nagu ringi mängida neid ajaaknaid? Ja tegime omad ettepanekud, aga vaadates seda, et 2020 niikuinii on päris palju muudatusi, siis veel teha suveperioodi veel üks muudatus, tuua nagu kevadest üks etapp suveperioodid, see tundus ebareaalne.
et noh, loomulikult ma saan su küsimuse pointist aru, et mehed, et nagu auk vabanes, et miks sinna auku midagi asetatud ei saadud. Jah, täpselt nii. No jätkame oma julgel teel ja endiselt usume, et me oleme võimelised selle ära tegema. Et siis tahad öelda, et lootust on, kuigi ütleme, see aasta on ju kerge tagasilöök, Rally Estonia toimub olümpiamängude suveolümpiaga ühel ajal, nii et ütleme, see tähelepanu kindlasti saab olema ka palju väiksem, et selles suhtes te ka ei osanud kalendrisse õigesti vaadata. Ma siit küsiks, et kellele see on tagasilöök, et kas olümpia jälgijatele või ralli jälgijatele? Ma arvan, et tervel Eesti spordile see on tagasilöök, et sellisel ajal seda korraldate. Näiteks ma ei saagi tulla. Ja kui mina juba puudun Rally Estonialt, siis see on juba väga halb märk, kas sulle tundub? Absoluutselt. Ma ei ole mitte kunagi saad puudunud. Andeks andmatu. Täiesti andeks andmatu sinu poolt. Ja ma ei tea, selle mõttega peadki sa nüüd edasi elama ja selle mõttega on ka hea seda saadet lõpetada, et terve see hooaeg sa pead murdma, kuidas seda heastada. Sinule? Jah. Ma pean vaatama, et sa kuidagi ei ole korruptiivne. Kogu Eesti rallispordile. Aga Urmo, ma tänan sind, et sa said aega siia saatesse tulla ja kuna meil, nagu ma saate alguses ka rääkisin, hakkab see saade käima siin külakorda, siis ma loodan, et me selle aasta jooksul, kuna rallisid on palju ja neid rallinädalaid, kus me rallist räägime, on palju, ma loodan, et me siin kohtume sinuga veel, kas mina kohtun või keegi teine ja saame sinu asjatundlikke, ma rõhutan, kommentaare veel kuulda sel aastal. Asjatundlikke, kuid igavaid, nagu sa oled öelnud. Jah, täpselt nii. Aitäh! Aitäh!